Tere tulemast kuulama 12. pilvejuttude episoodi. Ja täna oleme siin jälle rääkimas mina, Märt, Henri ja Alan Solitas. Ja tänased külalised on meil LHV-st. Meil on külas Janek, kes on LHV infrastruktuuri arhitekt, ja Erik, kes on LHV panga platvormi tootevaldkonna arhitekt. Ja räägime siis pilveplatvormidest LHV-s, aga alustuseks võib-olla siis äkki kirjeldate või räägite lühidalt, et millist tegevust siis pilve ja IT-infrastruktuur LHV-s toetab, et kui suur see on ja mis laadi teenuseid sealt pealt kasutatakse, palju inimesi seda kasutab või muud sellist? Ma ei tea, Janek, alusta sina, sa oled lähemal seal. Selles mõttes, et see on keeruline küsimus, sellepärast, et ütleme nii, me oleme seda rohkem nagu veel alles kasutusele võtmas. Seetõttu on väga keeruline seda hinnata, palju me täna seda kasutame, sest tänane seis ei võrdu eilne seis. Aga ütleme, me liigume sinna, selles mõttes, ütleme tegelikult päris palju. Sealt on omajagu erinevaid teenuseid juba kasutusele võetud. Ma ei oska nagu öelda täpseid numbreid, ega ma tegelikult ei tohiks ka öelda täpseid numbreid. Ei ole nii, et seal on prooviks 1-2 asju püsti, ikkagi oluliselt rohkem. Et ikka juba päris nii-öelda production süsteemid on peal ja teil on kogemust juba sellest, et kuidas kasutada, kuidas tagada töökindlus ja vaadata, et kulud taevasse ei lendaks. Aga kui suur teil, selles mõttes, et kui palju teil, milline see infra teil on olnud? Ma saan aru, et te olete, kõik pangad on on-premis, tänasel päeval on tulnud ja on, et kui palju teil see ajas on muutunud infrapilt, oskad sa öelda näiteks 5 aasta perspektiivis või 3 aasta mõttes või niimoodi? No mina võin siit nii-öelda arenduse vaatevinklist rääkida, et mina olen LHV-s olnud nüüdseks juba üle 8 aastat. See pilt, kui ma 2017 pangaga liitusin, siis meil oli meeletus koguses sellist käsitööga juhitud virtuaalmasinate kompotti, kuhu peale siis me hakkasime nii-öelda, kus peal siis arendus töötas selle põhimõttega, et arendus tegi mingi arenduse valmis ja siis andis selle artifakti nii-öelda haldusele üle ja koos siis pandi see asi tootesse. Et hästi palju sellist virtuaalmasinate põhist juhtimist oli ja üpriski ikka käed mootoris. Et see oli see pilt umbes siis selline 8 aastat tagasi ja seda pilti on tänase päevani siiamaani, aga ta on rohkem automatiseeritud, et sellist käsitööga panekut on väga väheseks jäänud juba tänasel päeval. Pigem just huvitav on see, et paljud, kes täna on pilves, on siis öelnud, et nad tahavad nagu manage service'ite pealt ära saada just, et VM-ide peale, et nagu hinnad alla saada, et kuidas teil nagu tahate rohkem manage service'id nagu kasutada või ka tahate virtuaalmasinaid automatiseerida ja selle peal nagu tegutseda? Kuidas teie see vaatepunkt on? Tegelikult mõlemad selles mõttes, seal, kus on teenuste kasutamine mõistlik, seal on mõistlik kasutada teenuseid. Mingisuguseid asju on mitte ainult odavam, vaid ka mõistlikum hoida nii-öelda virtuaalmasinate peal. Aga jällegi väga palju sõltub sellest, et sa võid tegelikult kogu selle maailma ka väga automatiseeritult ja puhtalt üles panna, et ta on nii-öelda inglise keeles siis cloud native. Et sa ei matki seda sama, ütleme, mustrit, mida sa nagu muidu on-premis teeksid. Aga ütleme näiteks, kui rääkida sellest samast pilvest, väga paljud asjad on seal mõistlik võtta managed-teenusena, sest sa ei hakka mingit näiteks alternatiivset võrku sinna looma, et need võimekused on olemas, aga sellel lihtsalt teatud kohtades ei ole mõtet. Läheks natukene nüüd ajas tagasi, et
kui kaua teil see pilve minemise plaan siis on olnud, et või kui pikalt seda on nagu plaanitud, millal esimesed sammud tulid, et kuidas seda timeline'i saad natukene välja joonistada või? ma ütleks, et sellised esmased võnked pilve kasutamisest tulid, ütleme selline 5 aastat tagasi nagu natuke agressiivsemalt sisse, aga väga suur osa selle pilve adapteerimisel, nii-öelda pilveteenuste adapteerimisel on ikkagi see, et inimesed natuke nii-öelda panganduses eriti on natuke hirmu selles osas vaja juhtida, et aga agressiivsemalt nii-öelda adaption periood on sisuliselt meil, ütleme, viimane aasta-poolteist käinud, et enne seda meil on selliseid üksikuid vaateid hakatud sinna suunas juhtima, aga noh, suure sellise pretsedendi lõi ikkagi LHV-sse nii-öelda UK panga loomine, sest noh, täna terve UK pank elab meil põhimõtteliselt 100% AWS-i keskkonna peal, et seal mingisugust sellist UK põhist mingit on-premi vaadet ei eksisteerigi. Ja noh, selle pealt oli jälle kergem sõita natukene ja müüa ka seda kontseptsiooni, et näete, et UK-s töötab. Eestis muidugi tuleb seadusandlus natukene vastu, aga selles osas käivad ka juba nii-öelda Riigikogu ja ministeeriumite tasemel käib nende nii-öelda kohviveskid jahvatavad seda kogu kaasust, et seal on ka juba eelnõud igati käiku lükatud, et hädaolukorra seaduse vaatevinklist seda asja natuke paremini ära juhtida ja nii-öelda siis oma inimeste pardale toomine ka sellega, et see Ehk siis- 5 aastat tagasi, sorry, et saartalituse nõudest siis tegelikult saab ikkagi nagu mööda või noh, see. no mööda päris ei saa. Sellele on lahendus. Aga lahendada jah, okei. Et ei, see 5 aasta tagune start või see nagu võnge küsimus oli ka see, et kuidas te jõudsite AWS-ini, et täna on ju 3 suurt või kuidas te otsustasite, et lähme AWS-i teed, mitte Azure'i teed näiteks? Ma arvan, et see otsus tehti natuke meie eest ära, lihtsamaks ka, et meil oligi, noh, see mainitud UK Pank sõitis AWS-i suunas, siis LHV Paytech, kelle LHV Grupp siis nii-öelda tütarettevõttena sisse tõi, nemad olid AWS-i ökosüsteemis, et siis noh, kogu grupi vaatevinklist ei tundunud mõistlik seda kompetentsi veel nagu hajutama hakata, et meil on see AWS-i kompetents ikkagi grupi tasemel sees juba, Kas te olete nagu, no lihtsalt nii-öelda küsimus, et kas te olete ka katsetanud Azure'i või Google Cloud platvormi nii-öelda teinud seal POC mingeid projekte? Lühike vastus on jah. Aga kuidas on muljed jäänud, et? Selles mõttes, et me ei ole katsetanud, me tegelikult isegi kasutame ka teisi pilveplatvorme, lihtsalt mitte sellises ulatuses. Nii et tegelikult on siis nii-öelda multi-cloud lahendus olemas. Võib nii öelda. Ja kuidas, kas te nii-öelda teie on-prem lahendused suhtlevad ka siis cloudi poolega, et on teil tehtud seal mingisuguseid liidestusi? No näiteks VPN-ühendused ja nii edasi. Jah, on küll. Näed, me leidsime selle unicorni, keda me oleme nii pikalt otsinud, No seda täpselt, multi-cloud jah. ettevõtte ja kes ka hübriidi teeb, et siin mitu saatekülalist on otsinud, et kui te leiate, siis andke teada. Leidsime selle unicorni. Jah, see korraks veel kommentaar Eerikule, et meil on ka tihti märganud seda sama küsimust, oleme küsinud, et miks te valisite selle või tolle pilve ja siis on olnud see, et keegi juba oskas ja me juba see otsus oli meie eest tehtud, et tihtilugu arvatakse, küsitakse ka minu käest, et nagu pikka analüüsi ja kuidas peaks valima ja kuidas peaks minema, siis minu esimene küsimus, nagu vastus on see, et vaata, mis kompetents sul tiimis on, et kui juba mingid vennad oskavad AWS-i või Azure'i, no siis on mõttekas minna seda rada, et ei ole mõtet jalgratast nagu leiutada. See korraks veel tagasi sinna 5 aasta see hirmude nagu hajutamine, juhtimine, ka oma töös näen seda päris palju, aga mingeid riskianalüüse pidite ka tegema või kuidas see pangandussektoris sellega on, et sellised? Ikka jah, et lõppkokkuvõttes pilve, noh tegelikult nii-öelda
suures pildis vaadatuna on ju, et see nii-öelda on-prem on ka tegelikult täna pilv meie jaoks. Et me müüsime natukene seda sellest vaatevinklist ka, et see koht, kus me täna istume või kus me istusime tugevalt oma asjadega, siis sealt äratulek põhimõtteliselt oli ka sellega müüdud, et see sama teenusepakkuja on meie jaoks kui pilveteenuse pakkuja on ju, lihtsalt seal on väga palju sellist e-maili põhist nii-öelda infrastruktuuri juhtimist, et tegelikult AWS-i puhul me lihtsalt selle e-maili võtame vahelt ära ja juhime seda läbi infrastruktuur as code põhimõte on ju. Aga mis puudutab nüüd nii-öelda hirmude juhtimise vektorit, siis see on protsess, mis käib tegelikult kogu aeg, on ju, et ja riskianalüüside vaatevinklist täpselt samamoodi, et igasugune infrastruktuuri pakkuja platvormina on panga jaoks mingites ahelates nii-öelda mingisugune tegevuse edasiandmine seal eksisteerib, on ju, et see on väga selged raamid, mismoodi neid asju analüüsida ja neid riske maandada. Siis tegelikult see, et kuidas sul teie igapäevatöö juhivad ala need GDPR-id, TORAd, ISO-d, kui rõõmsalt neid loete ja vaatate? See on sihuke, mina ei ole selle teema suurim fänn, mina usun common sense'i, kindlasti need on väga head raamid, mida tuleb enda jaoks mõtestada kui tööriistadena, mitte sellise checkbox'i lahendamisena, et kui sa mõtledki nendest kui tööriistadest, mis aitavad sul olla nii-öelda rohkem resilient, siis need on ainult nagu mõnes mõttes kasulikumad, lihtsalt nendega tekib paraku selline, mingitel ajahetkedel tekib selline ebavajalik overhead, et ma siinkohal tsiteerin meie grupijuhti Madis Toomsalu, et kui tema grupijuhiks hakkas kunagi, siis tema töölaud oli 80% äri, 20% regulatsioonid, täna see suhe on täpselt vastupidi, on ju. Et mõnes mõttes see peegeldub tegelikult ka IT-tasemeni välja, et me peame vägagi selgelt ära põhjendama, mismoodi me neid asju lahendame tegelikult. Ja läbi ka mõtlema, on ju. Aga üldiselt mina olen üritanud nendest asjadest võtta kui tööriista, et Kas IT-osakonnas on ka juba nii, et 20% on siis süsteemi administraatoreid ja 80% juriste või ei ole veel nii hull see panganduses? Ei, me oleme ikka, nii hull see kindlasti ei ole, et üldiselt me saame ikkagi päris edukalt nii-öelda arendustöid läbi viia, sest lõppkokkuvõttes, mis puudutab infrastruktuuri, mingisuguse koodi ja nii-öelda kriitiliste lahenduste toodestamist, siis lõppkokkuvõttes seal peab olema ka nii-öelda osakondade vaheline usaldus mõneti, et kui IT ja infrastruktuur keerab meil välisvõrgu kinni, on ju, ja nii-öelda kaitseb seda välisperimeetrit, siis selle sees olles me tegelikult mingil määral ikkagi usaldame seda, et see perimeeter töötab ja mingid aiaauke meil seal sees ei ole, kus saaks exfilli või infilli teha. Korra veel uurin siis, kui siin nii-öelda seadustest on jutt, et kuidas on teil reguleeritud open source nii-öelda koodi kasutamine, et kas on mingisuguseid piiranguid ka, et kas on vaja see nii-öelda kuskil kinnitada, et kui soovite siis kasutada, tegemist on ikkagi ju nii-öelda finantsteenustega, eks, et Üldiselt open source'iga on väga lihtne põhimõte, et kui see on maintained ja seal käib aktiivne arendus peal, siis on teda kergem ka endale nagu maha müüa. Mis puudutab uute open source asjade kasutusele võttu, siis mõneti seesama kriteerium seal rakendub, et kas see on aktiivses kasutuses ja kas seal on nagu user base taga, et üldiselt open source'i on meil päris palju, et alustades Java ökosüsteemi näol siis kogu Spring Booti mehhanismidest ja infra poole pealt siis ka Kubernetese vaade on ju, et ma ei tea, Janek võib siin ka natukene võib-olla juurde rääkida, et mis nende vaade on. Selles mõttes umbes sama. Oluline on lihtsalt, kui me räägime mingist tööriistadest ja sellistest asjadest, siis oluline on tõesti, et nad oleks nii-öelda aktiivses arenduses. Aga teiselt poolt, kui nii-öelda natukene seda teemat pahupidi pöörata, siis väga paljud asjad, mida sa
teenusena tarbid selles samas pilves, on tegelikult ringi pakitud seesama open source, mida lihtsalt haldab ja toetab keegi teine sinu eest. Seega, selles mõttes open source kui selline, kui kriteerium eraldi isegi võib-olla ta ei mängigi nii väga suurt rolli, mängib lihtsalt kui hästi see asi toetatud on ja kuidas seda usaldad. Open source on päeva lõpuks lihtsalt mingi esitlusviis ja tegelikult suuremat rolli mängib see litsents seal taga ka muu hulgas, kas ta üldse võimaldab sul seda kasutada või mitte. Sest siin on olnud ka teisi riskifaktoreid, kus asi on olnud väljas, ta on hästi toetatud, aga siis muudetakse litsentsi ja siis see mõnevõrra muudab seda riskipilti, kui võtta kas või sama Terraform. Täpselt lähmegi kohe Terraformi peale, et mõtlesin, et mis teil infrastructure as a code on, mida te malas kasutate, et kas teil on Terraform või teil on midagi muud või kuidas teil sellega on? Meil on tegelikult päris suur stack iseenesest, sest me ei usu ühte konkreetsesse tööriista. Terraform on väga palju kasutusel, Ansible on kasutusel. Kuna me oleme pilves, räägime AWS-ist, siis me ka CloudFormationit kasutame seal, kus on kasulik. Ja me oleme siin ka igasuguste muude asjadega mänginud selles mõttes, et näiteks märksõnana võin ka sellise asja nagu crossplane ette visata. Just tahtsingi küsida, et kas sa olete crossplane'i ka testinud? Selles mõttes meil on väga tõsine huvi selle vastu, sellepärast, et me näeme seal potentsiaali lihtsalt füüsiliselt ei jõua kõikide asjade vahel ennast puruks tõmmata. Aga ütleme niiviisi, mina isiklikult näen selles tööriistas, kui ta päriselt nii hea on, kui teda müüakse, et ta on üks viis, kuidas muu hulgas täita ka seda ETO nõuet ilma selleta, et sa liiga keeruliseks enda pildi ajad. Et kuna ta oma disainilt on võimaldab seda platvormi agnostilisust, seetõttu põhimõtteliselt, kui sa seda õigesti kasutad, sa ei ole seotud ühegi pilvega ja sa ei ole isegi seotud selle kontseptsiooniga, kas sa oled pilves või on-premise. Et nüüd siis veel küsimus juurde, et kui te nüüd seal loote erinevaid automatiseerimisi, kuidas te kas erinevate tiimide vahel ka suhtlus, et kuidas te jagate seda koodi, kas teil on selline, kuidas ma ütlen, automatiseeritud koodide selline kataloog, kus saab näiteks, kus saavad tiimid valida mingeid juba olemasolevaid teenuseid, mida siis enda koodis kasutada või kuidas sellised asjad on lahendatud, et tihtipeale ongi see, et kui on näiteks mitu erinevat tiimi, siis üritatakse jalgratast leiutada jälle, et kuidas selline pool on lahendatud siis? Terraformi vaatevinklist, see Terraform on vägagi taaskasutatav, ta toetab taaskasutamist väga tugevalt, et nende puhkudel lihtne näide, et kui me ehitame S3-s ehitame ämbrit üles, siis tegelikult S3 ämbri ehitamiseks meil on taaskasutatav oma moodul, mis on ümber räpitud lihtsalt selle Terraformi enda S3 mooduli loomise asjadele, et selliste asjade taaskasutamisel ja juhtimisel tekib see võimekus, et me saame mingisugused reeglid seesmiselt kokku leppida ja kui me nende reeglite alusel neid mooduleid kasutame, siis de facto mingisugused standardid juhivad ennast ise välja. Et jah, nii palju, kui on võimalik taaskasutada, siis me ikkagi teeme seda, aga täna nagu Janek ka ütles, et meil käib see pilve adapteerimine päris agressiivselt ja kui sa agressiivselt lahendad neid asju, siis mingitel hetkedel on ka see murekoht üleval, et me vahepeal teemegi copy-paste'i. Et mingites asjades ongi terraformitud lahendus mingi teise repo pealt, aga see ongi protsess ja lõpuks, kui sul on 3-4 kaasust, kus sa oled seda asja copy-paste'iga või copy-paste'iga ära juhtinud, siis üks hetk sealt hakkabki see ühisosa välja kasvama, mille sa saad ära modulariseerida ja välja tarnida eraldi moodulina. Aga jah. Räägime selles mõttes ka veidi turvalisusest, et mis need suurimad turvalisuse riskid
teil kui panga mõttes on, te olete kõige kõrgema turvalisusega, peate oma asju vaatama, et kuskile klientide raha jalutama minna ei saa ja asjad nagu peavad nagu väga-väga turvaliselt nagu püsima, et kuidas te nagu, mis teil need suuremad turvalised väljakutsed on endal nagu, et mida te näete? Ma annaksin Janekule sõna, et välisperimeetrist võiks sissepoole töötada vaikselt. Okei, tegelikult ma arvan, et see kehtib suuresti mitte ainult meile, vaid üle kogu selle valdkonna on see sama tasakaal. Selles mõttes tasakaal paindlikkuse ja nende võimaluste vahel, mida sa saad teha ja kuidas sa saad teha. Selles mõttes kõige turvalisem võrk ongi see, et sa keerad kõik kinni, tõmbad kõik kaablid välja, siis ei saa pahalased sisse, aga siis keegi ei saa ka oma konto välja võtad ja ei saa osta mitte midagi. Ehk siis, ja tasakaal ongi seal kuskil vahel esiteks, et esiteks tõesti selle sama perimeetri tasemel lubada sisse, lubada välja ainult see liiklus, ainult need asjad, mis nagu peavad juhtuma. Aga tegelikult suurem nii-öelda väljakutse on isegi selles, et võimaldada see nii-öelda leida see tasakaal selle vahel, et piisavalt palju inimesi, sealhulgas ka arenduses, saaksid väga palju asju teha ise, ilma selleta, et kas või tahtmatult kompromiteerida koguni seda perimeetrit, kui ka tegelikult turvalisus ei ole ainult perimeetris, turvalisus on ka lahenduses endas, sest päeva lõpuks me peame kuskilt ka lihtsalt kõik inimesed sisse laskma, meil on seesama internetipank, mida kasutab omajagu inimesi, et sinna päeva lõpuks saavad kõik, seega see perimeeter algab sealt. Ja lihtsalt, et oleks nii-öelda leida see tasakaal nii-öelda selle konkreetse müüri vahel, et kust enam üles astuda ei saa ja selle vahel, kust inimesed saavad nagu ise toimetada. Sest et pilvega, mis tuleb kaasa, on see, et seal on meeletu kogus tööriistu, mida saab kasutada õigesti, mida saab kasutada valesti. Õnneks seal saab päris palju ette ära piirata, aga see maailm pidevalt areneb, neid kohti tekib juurde, kus lihtsalt saab teha näpuvea ja selles mõttes, et minnes tehniliseks, et on ilmselt väga palju näiteid, kus inimesed lükkavad neid samu AWS-i võtmeid kuskile sinna avalikesse koobide repodesse üles. See on kas või üks näide. Me oleme füüsiliselt välistanud, et sellised asjad meie puhul nagu ei tööta. Aga neid võimalusi, neid auke on potentsiaalselt nagu veel. Jah, ma mingi hetk korraks ka GitHubis surfasin ringi, siis see on tõesti nagu kommipood nende võtmetega, et seal ikka jagub. aga jah, liigume Erik siis sinu peale natuke. Jah, turvalisuse arenduse vaatevinklist, meil on nii-öelda kindlasti oma liivakast, mille sees me mängime, et kui me räägime nüüd infrastruktuuris mingite uute lahenduste toodestamisest, siis üldiselt turvalisus algab nagu tegelikult üksikaarendaja tasemel koodi committimise hetkel. Ja see on see koht, kus enne kui see asi üldse tootesse hakkab jõudma, on klassikaline 4 silma kontroll, ehk siis code review, ehk siis mitte ükski kood meil ei lähe lihtsalt toodangusse, ilma et keegi oleks selle nagu täiendavalt veel üle vaadanud. Ja täpselt sama mentaliteet ja suund on meil ka nii-öelda business as usual kaasuses, kus ongi vaja päriselt toodangu keskkonnas mingit infot minna võtma, andmebaasi päring, mingi sõnumi telk-queue'st tagasi tõstmine, et siis on täpselt samamoodi see visioon tänasel päeval nii-öelda siis temporary elevated access, ehk siis, et sa saaksid ligi pääseda toodangu keskkonda, siis põhimõtteliselt suund on see, et me tekitame nii-öelda mingisuguse merge request'i läbi juhtimise, et sa saad endal merge request'iga siis nii-öelda ajutise ligipääsu tootekeskkonnas eleveeritud õigusega. Et see on üks meede. Muudes meetmetes,
ma tahaksin paralleeli tuua sellega, et kui sa mootorrattaga sõidad, siis küsimus ei ole see, et millal sa kukud või küsimus ei ole, kas sa kukud, vaid küsimus selles, millal sa kukud. Et igasugu andmete turvalisuse vaatevinklist andmete varundamine on nagu ülioluline asi, et väga kiiresti sa võid sattuda taastetesti ahelasse, kus sul on mingi data loss ja siis sa pead hakkama sealt välja päästma ennast. Et siin ei ole võib-olla otseselt nagu turvalisusega probleem, vaid pigem on nagu mingi käideldavusnõue, kus meil ongi mingi eventi kadu tekkinud ja siis on vaja mingid evente nagu uuesti looma või taaskäivitama hakata. Vot, aga muus osas jah, lõppkokkuvõttes on asi tasakaalus, et arendajate puhul täpselt sama kaasus. Okei. Korraks hüppan nagu algusesse tagasi, et kas te tegutsete, ma ei tea, kas sa saad vastata või mitte, et kas te tegutsete ühes regioonis, mitmes regioonis, kuidas te selle olete nagu teinud? Me oleme tegelikult, ei sellele isegi saab vastata, et ütleme niiviisi, et me tegutseme mitmes regioonis juba puhtalt sellepärast, et meie koostööpartnerid tegutsevad mitmes regioonis. Seetõttu selleks, et nendega integreeruda nüüd, kus me oleme pilve kolinud, me peame ise tegutsema ka üle mitme regiooni. Aga kui minna nii-öelda puhtalt panga peale, siis juba ellujäämise vaatest on mõistlik vähemalt kas või andmeid hajutada, kui sa nii-öelda varundad ennast, et sa ei ole ainult ühes regioonis. Jah, okei. Ja teil on kõrgkäideldavus üle regioonide või ainult ühes regioonis? Kõrgkäideldavus, me saame öelda, et me oleme üle regioonide. Okei. Selles mõttes, sest me võime ka nii-öelda, kuna me oleme Eto ja Eto hetkel veel dikteerib, et midagi peab olema kodus, siis ka kodu on üks regioonidest. Okei. Et selles mõttes me ei saagi olla ühes regioonis, füüsiliselt ühes. Ja see tegelikult on, see vist on isegi täiesti uus nõue nii-öelda Toora vaatevinklist, et sa oleksid nagu hajutatud mitme erineva füüsilise asukoha vahel tegelikult oma kriitiliste protsessidega, et sa ei oleks nii-öelda geograafilise riski vaatevinklist mingis kindlas kontsentratsiooni. Ma lihtsalt kas ma kuulajatele vahele öelda, et Eto on siis elutähtsat teenust osutav ettevõte või organisatsioon ja Toora on siis, on see pangandussektorit reguleeriv nõue siis praegu? Finantsasutusi vist, jah. Selle Toora pikend nii-öelda täissõna oli vist Digital Operational Resilience Act või midagi sellist, et see minu meelest võib rakenduda, aga mitte FIN. Ja ta rakendub mitte FINile, aga just see ongi, et FINile, et ta on üks asi, mis rakendub. Just. Lihtsalt see nagu regiooni kohta kommentaariks, et AWS-i rekord on vist natuke parem kui Azure'il, et Azure on ikka oma mõne regiooni ikka maha saanud, nii et selles mõttes on natuke rahulikum vist elu AWS-is, nii et Microsofti omad ärge praegu kuulake. Ja selles mõttes tegelikult nii palju võib öelda, et aga meie ütleme selle väikse ajaga, kus me oleme nii-öelda agressiivselt hakanud seda AWS-i kasutama, me ei ole veel nii-öelda, tõesti meil ei ole juhtunud seda, et regioon on maha kukkunud, küll aga me oleme üle elanud ühe availability zone'i põhimõtteliselt surma. Ja me elasime selle üle. Nii et selles mõttes, et sellest tulenebki tegelikult selline asjaolu, mis on võib-olla, mida on oluline nagu üldse mõista, et pilve kolimisel pilv tegelikult ise ei lahenda sinu eest mitte midagi. Sealhulgas selle kõrge käideldavuse osas. Ta annab sulle lihtsalt hästi suure tööriistakasti koos muidugi ka teatud agadega, aga selles mõttes sa pead ise nagu aktiivselt toimetama seal, et sa nagu ellu jääksid. Lihtsalt kui sa õigesti kasutad seda, siis sul on nagu suurem võimalus nii-öelda ellu jääd. Meil oli selline nii-öelda ootamatu test, kui nüüd üks availability zone ära suri, siis me nagu, me jäime ellu. Aga see downtime ei olnud ka väga pikk meil, et see käis mingi kiire põks käis üle minu meelest, et siin aasta tagasi või kusagil
millalgi ma uurisin neid regioonide ja AZ-ide mahakukkumisi ja noh, Mhm. läbivalt käis ikkagi läbi regioon nimega US East 1 ja US East 2, et need on need AWS-i kõige vanemad regioonid üldse vist on ju, et seal on neil rohkem downtime eksisteerimas. Kas nad on Ja kõige Euroopa- vanemad ja vist ka, kes saavad esimesena featuurid, seetõttu ka vist Euroopas on kusjuures Iirimaa üks, kes saab esimesed featuurid. Minu meelest nad isegi lähevad US Easti ja EU Westi ka nagu koos, kui ma nüüd ei eksi. Sest näiteks see viimane üks suuremaid S3 featuure, mis tuli S3 Tables, see liikus just Iirimaale ja Frankfurti ka kusjuures kõige esimesena. Ja noh, seal oli see USA ahel oli ka olemas. Tegelikult just see AWS-i küsimus ka, et te olete suur klient, te olete pank. Kuidas teil nagu suhtlus AWS-iga ise on? On teil nagu mingi otsesuhtlus või kuidas teil kuidas teil sellega või teil üldse midagi ei ole, et lihtsalt maksate nagu iga kuu oma arve ära ja kogu suhtlus sellega piirdub? Ei, meil on nendega väga otse suhtlus selles mõttes, et põhimõtteliselt kui sa oled piisava suurusega klient, siis sulle tegelikult juba eraldatakse igasugused need technical account manager'id ja muud nagu inimesed ja asjad. Et selles mõttes suhtlus nendega on tegelikult üsna otse, üsna hea. Ja need inimesed on USA-s teil või kuskil Euroopas? Ei, üle Euroopa laiali. Okay. Korra veel küsin vahel, et tavaliselt jah, et nüüd õnnetuste puhul, et tihtipeale ongi niimoodi, et oled seal pilves, eks ju, kõik on väga fine ja siis midagi juhtub. Ja tuleb mõni süsteem maha või on siis suurem või väiksem mure. Aga kas teil on ka nii-öelda loodud sellised disaster recovery rehearsal praktikad või siis olete ka nagu eelnevalt proovinud benchmarkida pilve või siis vaadata, mis siis juhtub, kui seal pilves mõni komponent maha läheb? Arenduse vaates taasteteste me ikka teeme jah, et kui meil on andmebaas ja see on toodangus püsti, siis toodangu peal me taasteteste väga ei taha teha, et me teeme selle kusagil teises isoleeritud keskkonnas, aga üldiselt jah, taastetestide mängimine ja kõik see on ülioluline osa protsessist, sest see näitab ära, kas sa päriselt saad sellega nagu hakkama ja see toob ka need puuduskohad välja, mida sa pead siis optimeerima. Et seesama ühe AZ-i ärakukkumine, mida Janek mainis, et jah, ütles, et me elasime selle ilusti üle, aga meil oli ka asju, mida me sealt kaasa võtsime ja nii-öelda paremaks ehitasime. Et see nii-öelda üleelamine järgmisel juhul oleks edukam nii-öelda. Siis oli nagu nii-öelda õnnelik õnnetus, millelt siis õppida, eks ju, tulevikus. Aga jah, samas nii-öelda sellised taastetestid jah, just kuskil mõne dev või QA või mida iganes, mitte nii suure väärtusega keskkonna osas on väga tähtsad. Siin on tegelikult üldse, ma ütlen, see on osaliselt ka veits põhimõtetes ja usu küsimus. Sellepärast, et üks asi on andmete taastamine, mis on üldjuhul selline keeruline protsess. Eriti kui andmeid on palju, võtab aega, sul on vaja reaalselt taastada. Aga teine asi, kui me räägime näiteks mingisugusest rakendusest ja infrastruktuurist, siis tegelikult me natukene üritame minna ka seda teed pidi, et iga deployment, iga paigaldus on tegelikult automaatselt ka taastetest, sellepärast et taastamine tegelikult sellest ei erine. Ja see annab võib-olla selle kõige parema kindluse üldse, sellepärast et iga kord, kui midagi paigaldad, sa tegelikult teed seda läbi. Et ei ole, ütleme sellist, kui ei ole mingeid erilisi põhjuseid, miks see taastamine peab nägema välja kuidagi teistmoodi, mis näiteks virtuaalmasinatega oligi täiesti seesama teema, et kui sa elad selle vana nii-öelda infrastruktuuri peale, see on suht loogiline, et sa taastad neid masinaid, et asju üles saada, siis pilve puhul ilmselt kiirem on need asjad uuesti üles panna. Ja ideaalis need asjad peaksid üldse ennast ise parandama seal. Alustame nagu sellest. Siin on sellised võlusõnad käinud läbi nagu ka Kubernetes, ehk siis võin eeldada, et kompate või siis olete juba üle läinud mikroteenuste kasutamisele,
et jällegi sealt ju tulevad järgmised nii-öelda võimalused, eks, et kuidas teil siis mikroteenustega lood on, et kas on täiesti kõik rakendused on Kubernetese peal või siis teete alles algust? Ma ütleks, et kõik rakendused on teel sinna suunas, aga see mikroteenuse fraas on ka sihuke huvitav, et ma EKS-i või selle Kubernetese ja mikroteenuste vahele nagu võrdusmärki ise ei tõmbaks. Et me võime sinna klastrisse deployda ka väga suuri monoliitseid rakendusi, mis on ka üks teekonna osa meil on ju. Aga jah, selles suhtes AWS-i tulekuga selliste serverless mikroteenuste kasutamine ahelates, kus me ei ole kriitiliste protsessidega nii-öelda klienti teenindamas, siis see on ka nagu vektor, mida kasutada. Kõik ei lähe meil kindlasti nii-öelda puhtalt Kubernetese suunda, et me mingites teenustes, mis ei ole nii suure käideldavusnõudega ja nii-öelda siis ka ütleme siis avaliku huvi vaatevinklist me ei pea olema nende asjadega 24/7 isegi saartalituses püsti, on ju, et siis nende puhul meil on täiesti adekvaatne vektor kasutada puhtalt ainult AWS-i enda teenuseid, on ju. Aga see on jälle see risk, mida siis selle valiku tegemine kukub natukene sinna tootearenduse ja tootevisiooni ja sellise vägagi äritasemele, et kas see on okei, kui me saartalituses sihukest nagu teenust ei paku, on ju. Väga paljude asjade puhul on see okei. Tahtsin nagu seda küsida, et nagu te olete nüüd 2 või 3 kuni 5 aastat AWS-i kasutanud, mis te praegu tunnetus on, et mis on AWS-i suurim puudus või mis nagu te tunnete puudust mingi featuurist või asjast või midagi nagu, või kõik on nagu titi-miti? Oi, see on hea küsimus. Ma ütleks, et mina enda mätta otsast vaadatuna, see AWS on nii palju võimalusi avanud, et praegu ei oskagi nagu millestki puudust veel tunda. Võib-olla see puuduse tundmine tulebki nagu sinna ahelasse, et hästi palju asju on, me rääkisime managed teenustest, on ju, et mingite asjade osas tahaks kiiresti tootesse minna, aga see managed teenus, mida me saaks kasutusele kohe võtta, on ju, siis on jälle valiku küsimus, et kas ma nüüd lähen managed teenuse teed, teades, et tuleviku perspektiiv on see, et me tahaksime seda asja ikkagi täiesti nagu ise hostida ja nii-öelda siis infrale üle anda, et kuulge, et võtke siin see ja pange püsti meile ja hoidke seda, on ju, või me võtame selle majanduse enda peale, on ju, läbi nii-öelda Kubernetes või me kasutame managed teenust, et ma ütleks, et selline valikuline paralüüs on võib-olla selline kaasus, mis hakkab nagu juhtuma, et aga milleski puudust mina küll ei ole nagu veel tundnud, ma ei tea, Janek, kuidas sul on? Ma arvan, et puuduste puhul esimene asi on see, et puudused on subjektiivsed ja väga palju põhinevad just inimese enda kogemuse peal. Tervikuna platvormile mul ei ole mitte midagi nagu ette heita, sellepärast, et ta on meil olnud ikkagi enableri rollis ja isegi mitte võrreldes sellega, kus me olime ja kust me ära tulema, vaid nii-öelda absoluutselt on ju, annab palju rohkem võimalusi. Kas või see, mulle endale näiteks väga meeldib see termin, mida nad ise kasutavad enda suhtes muuhulgas ka, on seesama hyperscaler, mis laias laastus ühelt poolt iseloomustab seda, et meie poolt vaadates on seal piiramatu ressurss. Et see ressurss, mis seal on piiratud ainult meie rahakotiga ja meie oskusega seda efektiivselt kasutada. Olles seda öelnud, AWS Amazon ise on väga suur ettevõte koos oma protsessidega, mis teinekord on võrdlemisi sellised keerulised ja kohmakad. Ehk näiteks ja sealt võib tulla teatud tagasilööke. Minu isiklik kogemus on olnud see, et kui sa piisavalt erinevaid asju kasutad, siis varem või hiljem sa komistad mingisuguse vea otsa, ka nemad teevad neid vigu. Ja see näiteks vigade raporteerimise protsess ja mis sellest kõigest asjast edasi saab, on ütleme niiviisi kõike muud kui kasutajasõbralik. Et
nad on ikkagi suur ettevõte, sa võib-olla lendad mingi vea otsa, mis on kuskil seal pipeline'is ja sellest isegi võib-olla teatakse, kuigi läheb aega enne, kui sa jõuad sinna lõime, et sa liitud nii-öelda sellega. Ja siis nad võib-olla kunagi tulevikus teevad selle korda ka, aga noh, see ei ole nagu selline päris, ütleme, selline intiimne suhe, sest noh, meie nende jaoks tegelikult ilmselgelt oleme nagu väike klient tegelikult siin. Et noh, kui ongi mingisugune selline viga, mis on kuskil seal süsteemis nagu sügaval sees, siis keegi ainult sinu kisa peale seda parandama ei hakka. Et see on nagu üks selline nii-öelda minu vaatest võib-olla asi, mis ei ole otseselt takistanud, aga mis on tekitanud ebamugavusi töös. Me oleme neid vigu leidnud, me oleme neid vigu raporteerinud, me oleme pidanud läbi murdma sellest esimese taseme barjäärist, et jõuda sinna päris nagu kompetentsete inimesteni, et sa pead kõigepealt tõestama et see viga päriselt on, et sina teed kõiki asju õigesti ja siis alles jõuab sinna punkti, et okei, jah, tõesti, me teame, me tegeleme sellega, millalgi saab isegi parandatud ka. Et noh, see on nagu selline võib-olla downside ja ma ei usu, et see mõne teise pilvepakkujaga kuidagi teistmoodi erinev on. Minul tuli praegu, nüüd kui Janek rääkis, mul tuli üks kaasus meelde, kus päriselt oli üks featuur puudu. See oli ülilihtne featuur. AWS-is on kulude jälgimine on ülioluline asi ja noh, pangas, kus sul on palju tooteid, palju arendajaid, palju erinevaid tiime, kes arendavad, siis lõppkokkuvõttes sa tahad tekitada mingi läbipaistvuse oma toote kulude osas, ehk siis kui palju su toode mingi kulu tekitab. Ja üks kaasus, mis meil oli ühe AI lahenduse implementeerimisel, kus me kutsusime ühest teenusest välja mingi Bedrocki API-t, kui ma õigesti mäletan. Ja seal ei olnud seda võimekust, et me saaks tag'i külge saata sinna. Ehk siis meil on lihtsalt kontol on kulu Bedrock ja that's it, on ju. Et me ei saa seda me ei saa Bedrocki kulu seostada nagu kahe erineva kutsungi vahel, on ju. Et noh, mingisugused sellised väiksed vimkad vahepeal viskab nagu välja ja siis sa annad seal dokumentatsioonis, annad neile tagasi, te loodad, et see kusagile muti auku ei jõua, vaid ikka kellegi töölauale nagu ikkagi tegevusse. Aga jah, selliseid väikseid asju ikka vahest tuleb ette. See teema just, et lähme korraks ka, et kuidas te kulusid monitoorite ja nagu optimeerite, kes teil vastutab kulude eest, Janek või Erik, sina ka või kuidas teil see nagu jagatud on? No, minul on olla privileeg, siis ma olen tootevaldkonna arhitekt, mul on tootevaldkonnal on N+1 AWS-i kontot, mis ongi meie liivakast ja seal meil ongi siis ära terraformitud nii-öelda budget alerting, budget threshold'id ja isegi anomalia detection, ehk siis me jälgime nagu mina isiklikult olen püsti pannud lahenduse, kus me jälgime nagu äkilisi tõuse ja äkilisi nii-öelda muutusi mingite billingute osas. Aga üldiselt see nii-öelda seal kehtib see sama põhimõte, et kui kusagil mingi kulu äkiliselt tõuseb, siis varem või hiljem see jõuab Janeku tiimi laualt läbi, on ju, kui just tiim ise sellele ennem nagu näppu peale ei saa, on ju. Et selline kaheastmeline silmapilt on alati nagu olemas. Jah, selles mõttes meil on suht sama ainus probleem, et meie käes on põhimõtteliselt või ütleme nii, meie siis valvsa pilgu all on siis kõikide tiimide kõik kontod ja seal paratamatult see täpsus on väiksem. Küll aga jah, need nii-öelda kulud, mis me ise tekitame, me monitoorime umbes samade printsiipide alusel. Selles mõttes kulude optimeerimise plaanid nagu mõtlete nagu regulaarselt läbi või kuidas teil see on? Nii ja naa, selles mõttes, et see on esiteks on protsessi lahutamatu osa, sellepärast, et kui sa mõtled ka uut lahendust välja, siis sa tahes-tahtmata mõtled ka kulude peale juba ette, mis see võib tekitada ja mõtled ka, kas on tegelikult mingit paremat lahendust. Mõnedes kohtades paremat lahendust ei ole, sa lihtsalt neelad selle kulu alla ja teed seda mingi kindla eesmärgi nimel, aga teises kohas võib teinekord lihtsalt teha asju teistmoodi.
Ja arenduse vaatevinklist ka, et iga nii-öelda uus lahendus või mingi selline suurem tükk, mida me ette võtame, et seal on alati see kuluanalüüs on nagu taga, et päris puusalt me provisioniseerima ei lähe, et me ikkagi natukene vaatame ka, et mida me seal üles paneme ja palju see meile raha hakkab välja tooma. Et selles mõttes, mida nagu üritaks teha, on see, et mitte lennata puusalt, et nagu teeb kõigepealt lahenduse valmis, siis hakkab mõtlema, kuidas seda optimeerida, et pigem kohe alguses kultuuri tasemel juurutada seda, et nii-öelda see kulu on üks komponentidest. Just. Okei. See me rääkisime just nagu arvetest ja ärist ja sellest, et kuidas teil LHV-s nagu IT ja äri koostöö nagu toimub, et kuidas see protsessid on? Te olete veel, eeldaks maailmavõistes väike pank, et nagu agiilne, saate asju läbi arutada, et kuidas see äri ja IT omavaheline koostöö toimub? Me arenduse vaatevinklist meil on väga selgelt nii-öelda täiesti eraldiseisev tootearenduse osakond, kus meil on erinevad tooted, toodetel on oma juhid ja tootejuhid on siis need, kes teevad väga suures osas stakeholder management'i ja kaardistavad neid vajadusi ja planeerivad siis ka natukene nagu samm ette neid vaateid. Ja seal võib ka vabalt olla see, et tootejuhist allpool on tooteomanik, kes on siis vägagi integreeritud sellesse tootearenduse tiimi. Et ka nemad on siis nii-öelda stakeholderitega mingis ahelas ikkagi kommunikatsioonis. Üldiselt on suhtlus tihe ja vahetu, ja tööde planeerimisel täpselt samamoodi, et üldiselt me ei ole nagu mingi, arendus ei ole kindlasti nagu tagatuba, on ju, et me ei ole kusagil keldris eraldi ega tee omi asju, vaid me ikkagi oleme, lõppkokkuvõttes LHV on nagu üks elav organism, on ju, et kõik rakud, närvisüsteem ja veri peab nii-öelda ühes rütmis töötama, et see on see nagu põhimõte. Ma nagu küsin veel natuke nagu see teise küsimuse, et te olete nagu, ma näen, üks mees on kontoris, teine vist on kodus, et kuidas teil see IT-osakonnas see on nagu tehtud? See sõltub tiimist ja tiimi kokkulepetest, et minul on 4 sellist arendustiimi, kellel ongi omad sellised vaated, kuidas nad siis on-site'i teevad, et mõni tiim ongi kokku leppinud, et teisipäevad ja neljapäevad on kontoripäevad, siis nad on kõik kohal. Mõni tiim teeb seal teisipäev, kolmapäev, neljapäev, et see on selline vaba, aga me julgustame ikkagi seda nii-öelda kontoris käimist ka, et vähemalt mina isiklikult usun küll see, et aeg-ajalt ikkagi näost näkku kööginurgas kohvi juues tekivad vahepeal need kõige paremad ideed ja lahendused, on ju, ja pluss sa näed ka teisi inimesi, et kui sa oled kogu aeg nii-öelda off-side'is remote'is, siis paraku see kommunikatsioon kõrvaltiimiga võib-olla läheb väiksemaks, on ju. Küsiks äkki veel uute tehnoloogiate kohta, et kas AI on teie tööd juba muutunud või protsesse või kuidas teil selle on läinud 10 korda efektiivsemaks arendus juba või? AI vektor on tugevalt torus. Kas ta on efektiivsem, see on asi, mida on väga, teda ei ole kõige lihtsam mõõta, et kas AI nüüd on mingit arendajat teinud produktiivsemaks või ettevõttele kulusid vähemaks. Ta teeb elu lihtsamaks kindlasti, et ta on tänasel päeval on, ma julgeks öelda, et see on puusalt, aga ma ütleks, et iga arendaja kasutab mingil määral vana head GPT-d, et probleemide korral nagu abi saada, on ju. Aga ja sellest vaatevinklist, et AI tooling arenduse tööriistana kasutusele võtta ja igasugused agent-mode'id on täna ikkagi asjad, kuhu suunas me ka vaatame, et see ei ole see, et me paneme käe ette, et üldiselt me ikkagi läheme väga tugevalt sinna suunda, sest see on ka nii-öelda omaniku ootus. Aga AI nagu süsteemide integreerimise mõttes mingid endal tulemas, nagu ma ei tea, krediidiriskid või midagi sihukest fraud detection'i mõttes sellised asjad?
ja ikka, need on torus kindlasti, et täna ai on juba kasutusel toodangusüsteemides täpselt samamoodi, nad lihtsalt ei paista tänasel päeval kliendile nii tugevalt välja, sest ai-ga on alati see vaade, et ta vahepeal valetab et siis ongi see, et selle implementeerimine vajab nagu natukene läbimõtlemist ja täpselt samamoodi seda riskide juhtimist, et kui midagi läheb untsu, et mismoodi me siis, et kas meie riskiisu on nii suur ja me aktsepteerime seda, et ai valetab või me üritame seda nagu ära maandada, on ju. Et see on selline veidike nagu tuumareaktori juhtimine, et sa pead omal seda jahedat ja kuuma auru seal kogu aeg nagu reguleerima, et sul seal pauku ei käiks, on ju. Seal on ka omajagu regulatiivset aspekti ka veel sees, et mitte igal pool ei päris tohi seda kasutada lihtsalt musta kastina, ütleme nii. Ja et me peame aru saama, mida ta teeb seal tegelikult ka, on ju. Kuidas tegelikult korraks veel tagasi veel AWS-i juurde, kuidas te oma pilvetiimide kompetentsi hoiate või arendajate kompetentsi, et kõik teevad AWS-i serte või kuidas teil see nagu mõeldud on või tehtud on? No üks asi, mida näiteks sama infrastruktuur esimese asjana tegi ja võimaldas, meil on põhimõtteliselt kõikidel inimestel siis arendust ja siis ka ülejäänud infotiimi inimeste liikmetel on lihtsalt õpikontod, kus saab täiesti piiramatult katsetada, proovida, teha mida iganes lihtsalt selleks, et õppida, et selles mõttes need kontod, nad ei ole ühendatud panga ökosüsteemi, et nad on selles mõttes sellised steriilsed, igaüks saab ise toimetada. Et see on nagu esimene asi, mis me nagu üldse nagu toetame, et on see ise õppimine, et proovi, katseta, ole julge, tee, mis tahad, vaata ja kui tuleb mingi hea idee, siis saab nagu seda nii-öelda sisse majja tuua. Ja ega koolitustel, sertidel, ega seal ka keegi kätt ette ei pane selles mõttes. Ja see mentaliteet on ka nagu veidike see, et iga mees on oma nii-öelda kompetentsi sepp, on ju, et juhtimine ja suunamine on üks asi, aga ikkagi ootused on väga tugevalt see, et inimesed tegelevad enda harimisega selles osas, et ja sellest vaatevinklist panga kohustus ja nii-öelda, mis on juba töös, ongi see sama learning konto, et me anname need tööriistad, et mine ja õpi, on ju, et mitte midagi ei ole nagu piiratud selles osas, et ei, täna ei saa, on ju, et Paneme siia lõppu siis veel ühe nukse tulevikku vaatava küsimuse ka, et mis LHV 3-5 aasta pärast pilves teeb või kuidas teil asjad muutuvad? Mis ta pilves teeb? Jah, et nagu kas, nagu mis ma nagu loodan, et nagu jookseb, et ma saan aru, et teil on mingisugune osa ka täna on-prem ja et kuidas teil nagu see üldine plaan 3-5 aasta jooksul on? Ongi pilv. No ütleme nii, et ma ei saa öelda, mis saab näiteks sellest samast on-premist juba puhtalt sellepärast, et ma ei ole seadusandja, ma ei kirjuta neid akte välja. Ja seega poliitiline pilt on täpselt selline, et kunagi ei tea, kuhu suunas, mis asjad järgmisena nagu lähevad. Aga kui me räägime tehnoloogilisest aspektist, siis ütleme nii, et me oleme praegu väga agressiivselt pilve liikumas. Mingi hetk ilmselt tuleb läbida ka see nii-öelda faas, kus me lihtsalt selles, mis me teeme, me muutume nagu küpsemaks. Sest et ma ei saa väita, et kõike, mida me täna teeme, me teeme kõige parimal võimalikul viisil, et fookus on kindlasti väga tugevalt turvalisusel, fookus on omajagu efektiivsusel, aga pilv areneb, meie areneme ja me ei pruugi täpselt samu asju teha samamoodi 5 aasta pärast, mida me teeme näiteks täna. Et see on võib-olla selline vaade, et kindlasti just see kompetentsi tõstmine ja küpsus ja asjade tegemine nii-öelda, siin ongi, me oleme hästi palju täna kinni selles nii-öelda on-prem vaates, esiteks sellepärast, et me oleme veel sellest sõltuvad.
me peame sellega arvestama, aga see on hästi palju dikteerinud ka viisi, kuidas me peame asju tegema. Et kui näiteks tähed võimaldavad seda, et olukord võimaldab meil olla 100% pilves, siis me võib-olla mingeid asju hakkame tegema hoopis teistmoodi, absoluutselt teistmoodi. Ja ma ei suuda nagu praegu täpselt tehnoloogiaga öelda, mis see konkreetne asi võib olla, mida teistmoodi teeme. Mis me arenduse vaatevinklist kindlasti, mis muutub, on see, et arendustiimidel on liivakastis rohkem mänguasju. Et kui me on-premi puhul 8 aastat tagasi klassikaline mingi uue rakenduse tellimine oli käsitöö, see oli torus mitu kuud sul on ju, et see nii-öelda keskkond, see baas, kõik asjad nagu valmis ehitada olemasolevatele nõuetele, see oli väga suur käsitöö, et tänasel päeval uue toote toodestamine või uue rakenduse toodestamine ja productionisse püsti paneks on, sisuliselt on see teoorias ainult mõne päeva küsimus on ju. Et kui enne me olime selles keskkonnas, kus me mitu kuud ootasimegi lihtsalt toru taga on ju. Ja kuna me ootasime selle nii-öelda keskkonna ehitust nii kaua on ju, siis mõneti meie need rakenduste ülesehitused ongi sellised natukene mingites kohtades monoliidistunud ja võib-olla liiga tihedalt üksteisest sõltuvuses. Et see sõltuvuste manageerimine ja sõltuvuste üksteisest eraldamine on ka kindlasti, mis arenduse poole peal on 5 aasta pärast hoopis teises kohas, kus ta täna on. Ja sinna suunas me juba liigume. Ja ühe asjana see läheb selle jutuga väga hästi kokku ka. Üks asi, mis meil tegelikult on fookuses, mida ma nagu unustasin eraldi välja tuua, on just selle sama infrastruktuuri ja platvormi poolt iseteeninduse võimalus. Et põhimõtteliselt need samad arendustiimid, et nii palju, kui nad saavad ise teha, nad peaksid saama ise teha. Et sealhulgas ka nende keskkondade tegemine ja muu asi, ehk kui me suudame nii-öelda seda mingil moel standardiseerida, et see on turvaline, et see jälgib mingid põhimõtteid, kõiki nõudeid, mida kõike veel, siis võtmed kätte minge. Et siis me lihtsalt teame, et tehakse õigeid asju õiget moodi. See on kindlasti ka üks fookus, et ei oleks seda ping-pongi, ei oleks neid Jira tiketite teine teisele saatmisi ja kõike seda, et seda nagu vajadus puudub. Jah. Vist sai kõik kaetud meil ringiga. Jah, võib-olla see ongi hea lõpetada sõnumiga, et mõttetute Jira tiketite edasi tagasi saatmine tuleks lõpetada. Jep. See on mõttetera, mida siit nagu täna kaasa võtta. Aga suured tänud teile, et nõustusite tulema ja järgmise korrani. Ikka. Kõige head. Aitüma.